Tere! Selles videos räägin ma, mis vahe on raster- ja vektorkaartidel. Kuigi seda õpetatakse juba kuskil põhikooli geograafias, siis minu kogemused näitavad, et enamasti neil siiski vahet teha ei osata. Ilmselt on probleem selles, et vaid vähesed on oma silmaga klassikalist vektorandmestikku näinud. Tänapäeval lähevad küll veebipõhised kaardirakendused üha enam vektoriteed, kuid tavakasutajate jaoks suurt praktilist muudatust ei ole toonud. Erinevuste demonstreerimiseks ma näitan teile kõigepealt paari rasterkaarti ja siis võrdlen neid vektorkaardiga ning tutvustan erinevaid vektorkaardi võimalusi. Rasterkaardid koosnevad pikslitest. Kõige lihtsam on seda demonstreerida näiteks ortofotoga. Kui me vaatame seda väikest majakest siin natuke lähemalt, siis me näeme, et see majake koosneb eri värvi ruutudest ehk pikslitest. Ja niimoodi ongi kõik rasterkaardid üles ehitatud piksel haaval. Samamoodi käituvad ka tavalisema välimusega kaardid. Kui me zoomime seda väikest majakest sisse, siis me näeme, et maja serv koosneb sakilistest pikslitest. Mustvalged rasterkaardid käituvad täpselt samamoodi, et näeme sakilist serva ja selliselt on kujutatud kõik objektid, ka need ringid siin näiteks. Need rasterkaardid, mida ma teile just demonstreerisin, olid veel küllalt kõrge lahutusega, aga paljud rasterkaardid hakkavad juba oluliselt varem uduseks minema. Sisuliselt ongi rasterkaardid sellised kaardid, mis on salvestatud pikslitest koosnevasse pildiformaati, näiteks JPG-sse või TIFF-i. Nüüd aga vaatame, milline näeb välja üks vektorkaart sisse zoomimisel. Kõigepealt eemaldame selle mustvalge kaardi ja nüüd lisame kõik vektorkaardi kihid. Hetkel on mul kasutuses Eesti topograafia andmebaasi põhjal loodud Eesti põhikaardi vektorandmestik. Nüüd samamoodi selekteerime selle väikse maja ja zoomime sisse. Ja nagu näha, siis isegi väga lähedalt vaadatuna ei näe me mingeid piksleid. Seega, vektorkaarte võib lõputult sisse zoomida, ilma et kvaliteet kannataks. Seda sellepärast, et nad ei koosne pikslitest, vaid hoopis lihtsatest matemaatilise taustaga geomeetrilistest elementidest. Põhielementideks on vektorkaartidel punktid, jooned ja polügoonid. Iga punkti asukoht on määratletud koordinaatide paari abil. Punktidega tähistatakse näiteks üksikuid puid, kive ja torne ja seadmeid. Jooned koosnevad kahest või enamast koordinaatidega määratletud punktist, mis on omavahel ühendatud. Joonte abil tähistatakse näiteks teid, aedu ja hekke. Siin me siis näeme, et see konkreetne tee on moodustatud hästi paljudest punktidest ja igal punktil on oma koordinaat. Polügoonid on pindalalised elemendid, mis moodustuvad, kui punktidest koosnev joon teha suletud ahelaks. Maja koosneb 4 punktist. Veekogu koosneb juba natuke rohkematest punktidest ja ka erinevad maakasutustüübid on polügoonid. Vektorandmeid hoitakse üldiselt erinevatel kaardikihtidel, mis tähendab seda, et soovi korral me võime mõne kaardikihi välja lülitada. Näiteks kui me võtame siit talunimede eest linnukes ära, siis talunimed kaardilt kaovad. Me võime jätta ka alles ainult ühe kaardikihi, kui me seda soovime. Üks suur erinevus võrreldes rasterandmetega on veel see, et igal objektil võib küljes olla mingi atribuut ehk informatsioon objekti omaduste või sisu kohta. Hetkel vajutades seda labels nuppu ma lülitasin sisse hoonete info, ehk siis me näeme, mis tüüpi hoonega tegu on. Et teil tekiks parem ettekujutus, et mis kujul need andmed siin talletatud on, ma tegin sellise näidiskaardikihi nimega näidishooned ja siia ma kopeerisin siis need samad majad, mida te siin hetkel näete. Nüüd ma avangi selle kaardikihi tabelina ja siis tuleb selline tabel ja me võime neid ka kõrvuti vaadata. Ja nüüd, kui me näiteks klikime siia, siis me näeme, et see rida käib selle maja kohta ja see andmerida käib selle suurema maja kohta.
ja siia ma olen siis näiteks pannud mingi elanike arvu, maja värvi ja pindala. Et see on ka vektorobjektidega hea, et pindalad ja pikkused ja hulgad saab lasta arvutil endal arvutada. Selleks peame minema siia table, update column ja siis valime selle näidishoonete kihi, valime tulba, mida tahame update ida ja siis funktsioonide alt valime pindala, paneme siia ruutmeetrid ja nüüd vaatame, mis ta ütleb meile. Vot, ta uuendas automaatselt kõik need hoonete pindalad ära ja nüüd me saame selle info põhjal edasisi otsinguid näiteks teha. Lisaks me saame valida, missugust informatsiooni me objekti kohta kaardil näitame. Kui minna siia Layer Properties alla, siis saab valida ühe tulba, mida sa soovid näidata. Võtame näiteks selle pindala ja nüüd on näha, et iga maja kohta on näha selle maja pindala. Vektorandmetega saab teha ka mitmesuguseid päringuid. Nii võime näiteks otsida maju, mille pindala on suurem kui 200 ja maja värv peab olema punane. Nii. Ja tõepoolest üks selline maja on olemas. Nüüd ta näitas meil ära, mihuke see maja kaardil on ja lisaks tegi eraldi uue tabeli. Suurte andmemassiivide puhul on selline päringute tegemine väga tänuväärne. Lisaks võime valida välja mingi kindla ala, kus me otsingut sooritame. Vektorandmete põhjal on võimalik välja arvutada ka mingite punktide vaheline lühim marsruut. Vektorandmeid on küllalt lihtne muuta. Kui rasterkaardi muutmiseks oleks tarvis mingisugust fototöötlusprogrammi, siis vektorandmeid saab MapInfo ja teiste GIS-tarkvaradega küllalt lihtsasti igatepidi mudida. Nii võime näiteks selle maja, mis meil pidi olema punane, ka päriselt punaseks värvida. Võime seda teha ka paljude objektidega korraga. Või siis näiteks roheline pisike kriips, mis siin on, see peaks olema tegelikult puude rivi, et kui me vaatame seda näiteks tavalisel rasterkaardil, siis me näeme, et see on märgitud selliste pallidega, et ilmselt me saame ise ka sellise teha. Kõigepealt on vaja see vektor selekteerida ja nüüd me saame ta stiili muuta. Nüüd on see joon meil hoopis teistsuguse välimusega. Ka objektide kuju on võimalik muuta. Kui me nüüd võtame selle sama punase hoone, teeme siia mõned punktid juurde. Nüüd me saame punkte liigutada. Võime siia teha näiteks väikese veranda juurde, mis võib-olla ehitati hiljem. Ja nüüd ongi meil see objekt juba uue kujuga. Aga nüüd me peame muidugi selle pindala siin ära muutma. Vektorkaarte on muidugi võimalik salvestada ka rasterkaardina, kui selleks peaks tekkima soov. Vektorkaartidel põhinevad mobiiliäpid ja veebirakendused on üldiselt kiiremad kui rasterkaartidel põhinevad rakendused. Rasterkaartide üheks eeliseks on see, et nende abil on palju parem esitada pideva väljana esitatavaid nähtusi, nagu näiteks maapinna reljeef, õhutemperatuur ja sademete hulk. Lisaks, kuna rasterkaardid on salvestatud lihtsal kujul, siis on ka nende jagamine lollikindlam kui vektorkaartide jagamine. Loodan, et see video aitas demonstreerida raster- ja vektorkaartide erinevusi ning selgitas, kuidas andmete vektorkujul hoiustamine võib kasuks tulla.